Noh, teise pika päeva hommik. Jah, hommik on varajane. Paarkümmend minti oleme graafikust maas, aga... Jah, sest Mihkel magas sisse. Aga ei ole hullu. Ma oleks ka hea meelega edasi maganud. Näod on ilusad punased, jah? Õnneks siin ei näe. Jah, aga ei, hakkame minema. Kohal ja enne päikestõusu. Ja kui väga teravalt vaadata, siis näeb kerget udu, mida me eile oleks ilmselt leidnud nii palju, et poleks näinud sõrme nina otsa panna. Täna on natuke lahjem versioon, aga natuke on. Selle üle on hea meel. Aga lükkame, ma ei tea, kahlakad äkki siin kohe selga või? Ja siis jookseme sinna ja hakkame piitsutama. Siin kohe selga või? Ma ei tea. No me võime nii ka minna. No sa võid panna kusagil. Jah, Heikil on veel natukene niisked. Heiki ei taha kohe panna. Ühesõnaga, esimene päev, kui me saabusime, siis oli natuke siukene poolik päev ja siis me võtsime nagu suht rahulikult, tegime natuke turismi ja käisime erinevates kohtades. Eile siis, linna peale ja nii edasi. Eile siis oli esimene nii-öelda täispikk päev ja siis avastasime selle koha sinna, see on suht hea koht. Ja kohalik ka kiitis ja nüüd mul oli juba eile tekkis plaan, et käime selle koha läbi, õpime selle nagu põhja ära, milline see elu siin on, kus vee sügavused ja kõik asjad on. Ja siis tuleme tagasi, kui on nagu tõusuvee kõrghetk, mis on kell 4:32. Kell on 5:14. Natuke saime hiljaks, aga ei ole hullu midagi. Selles suhtes vesi on ikkagist veel kõrge. Et nüüd me teame, kuidas põhi on, kus taimestikud asjad on, kuhu poole liikuda, ühesõnaga, ja nüüd on vesi õige, valgus, udu, ehk siis, ja tuul on ka tegelikult sealt poolt, et ta lükkab siia nii-öelda siia auku seda vett sisse, siis kõikide ennustuste ja kaartide põhjal peaks olema suht okei place, aga me oleme nüüd vaatame järgi, mis seis seal täpsemalt on. Et selles, kas tuleb great success või the biggest fail. Nii, circa 300 meetrit oleme läbi veidinud ja see kalaparadiis ei tundugi nii kalaparadiis olevat. Või mida? Hirmsat söömist nagu pole või? Ei ole jah? Kus kohe see kala ennast tangib siis? Ei tea. Me just räägime, 350 meetrit oleme läbi kõndinud ja üks võtte on olnud. Ma arvan, et see oli küll, sest selleks on hein. Mis teeb niimoodi trrr. Nüüd siis ka oli mingi kala, aga eile selle maa peale meil oli juba 2 kala käes. Jah. Et very interesting. Eile oli muidugi tuul teiselt poolt. Tuul oli üle ja nüüd puhub nagu otse peale meile siia või siia sisse. Et nagu teoreetiliselt kõvad mehed räägivad, et tuul peab otse peale puhuma enne kevadel, et see jah. Aga ma ei tea. Hetkel ma praegu ütleks, et nagu vahet ei ole, kus poolt see tuul puhub, kui kala ei saa. Et kas läheme pressime sinna madala peale või? Sinna või? Jah. Või edasi sinna või? Nii, uus koht ja siin terve see rannikuala on tumeda sinise joonega tõmmatud ja siin on kirjas Good Angling Spots ja reklaam ütleb, et 4–6 kilosed või suuremad meriforellid elavad siin. Ehk siis täpselt just need, mida me oleme siin otsinud. Nii et väikestega on trenni tehtud, Eiki, lähme võtame neid suuri. Ja siin siis nagu alla 4 kilosid siin ei ole? Ei ole, siin on kirjas
4–6 kilo või suuremad. Jah, selge. Sobib isegi 4-kilone. Sobib. Ma olen lihtne mees. Vahi. Jube elukas. On, hull võitleja raisk. Sa ei tule aru, et tuleks Hüppas välja. Kahva ei võta. Ah, õige jah. Unustasin ära, et mul on kahv. Kuradi Tamiili vaja järgi anda. Käis mitu korda togimas või? Ei, paugu ja. Just rääkisime, et ei ole näinud. Miks me näpitsed jälle kaasas? Ja noh, ma ostsin. Miinimumvarud. Ah, õige jah. Korralik vängerdis on ikka ju. Jõhker elukas. Tagasi. Sius. Heiki! See on nii väike! Tere tulemast jälle uude kohta ja eelmine koht, mis pidi olema 4–6 kilosed ja asjad, et seal need 4 ja 6 kilosed ei olnud. Mõned tuuleaugid olid ja lõpuks sinna hakkas nii palju mehi peale pressima, et me nagu otsustame, et laseme jalga, et laseme teistel ka püüda. Ja tulime siia ja me muutsime taktikat, enam ei ole nagu otse tuule käes sügava vee peal, vaid me oleme natukese tuulest varjus ja madala vee peal, vaatame, kas see asi muudab seda eluvärki või mitte. Ja ega siin pikka vidu polegi, meil mingi 6. rühm tuleb meil jälle tagant järgi. Ma ei saa aru, mis värk on, kas meestel on vaba päev või me läheme peale. Ja siin on taktika, et loobi ja kõnni ja mehaaniliselt lihtsalt käi see 4,5 kilti randa läbi. Et eks me siis lähme vaatame, üritame saada teile midagi purki endale konksu otsa. Mis sul muidu seal peas on? See või? See või? See on torbik. Ja see on sellepärast, et ma põletsin ära ennast juba. Ja selles suhtes vaatasime, kui me tulime Taani reisil, siis vaatasime ilma, et tuleb vihma ja kuni 11 kraadi on sooja. Ta on pilves kogu aeg. Ja nüüd on vist 3. päev järjest või? Nagu päike lõõmab enne. Pole nagu õigeid riididki kaasas, nagu õhemaid ja päiksekreemi, mitte midagi ei olnud. Et nüüd ma juba olengi nagu, no ma ei tea, kui hästi seda näha on juba nagu ära põlend kõik siit. No on näha, no on näha. Ja siis nägu ja kael ja kõik asjad samamoodi, et Mihkel ka on üritanud ennast kaitsta siin igatepidi mütside ja asjadega, aga ta on samamoodi. Nina on ikka punane ja valus. Päiksekreemi ei pane, sest päiksekreem, see on mingi naiste värk. Mehed ei kasuta päiksekreemi. Jah. Mehed lihtsalt põletavad ära ennast. Iga aasta. Ja kannatavad ja peavad vastu. Aga positiivne on see, et me tavaliselt iga aasta põletame ennast ära Oko Openil kevadel. Iga aasta. Nüüd me põletame ennast paar nädalat varem ära, eks me Openi ajal oleme tegelikult pruunid. Siis me saame 2 korda ennast ära põletada see aasta. Yes. Jah.
ja mis täna punane on homme pruun, et selles suhtes, et nagu pole hullu midagi. Ja läheme peale. Kolmanda päeva kokkuvõtte või siis teise täispika päeva kokkuvõtte ja hommiku vara läksime peale. Ma ei saa rääkida korralikult, mul on siis sõbrad taga. Hommiku vara läksime peale ja lootsime mingit rämedat head tulemust saada, aga pettumus. Järjekordne pettumus. Et selle aasta reis väga hästi on veel läinud. Meil on veel aega järgi, et homme on veel täispikk päev. Mis päev homme on? Homme on laupäev. Homme on laupäev ja siis on veel pühapäeval ka natuks aega, et lähme homme ka hommikul vara kuskile ägedasse kohta. Tegelikult me oleme välja valinud juba. Me ei lähe umbes kooserdama. Et see eelmine kord, kui käisime, siis me käisime ka samas kohas. Ja. Nii et selles mõttes, mõnes mõttes tuttav koht. Aga aastad on erinevad, nii et. Ja tänasest saagist siis nii palju, et merikaid 0, tuuleauge palju sa said? No ühe sain kätte. Kas ma sain ka täna kätte? Või täna ei saanud vist kätte või? Paar lasin ära nagu. Täna käisid järgi. Ühesõnaga kala poolest oli sa said ühe? Sa said mingi eriti pika. Ja. Kala poolest oli muidu täna sükene nullipäevasid pole olnud, aga midagi nagu, millega laiata võiks ka ei ole. Jah. Ühesõnaga, kitsed läksid magama ja meie lähme ka. Nägemist. Tšau. No nii, tere hommikust ja tuleme tankima. Eestis on niimoodi, et ma ei tea, siin valid pood või kaart, aga siin, kui sa valid poe, käid maksad ära, siis sa saad mingi PIN-koodi ja siis sa tangid ära selle autoga, ma ei oska seda kasutada. Nii, inglise keel, code, söödame koodi. Palju see kütus maksis? €83. €83 liiter. Aga selle pole mingit vahet, kuna meie auto võtab nii vähe kütust, et on ju. No, Heiki, kuhu sa meid tõid? Havoins Fyn on selle koha nimi. Ühesõnaga siia Fynni saare parempoolsesse ülemisse tippu. Siin kõrval on suur meri, läheb siit mööda. Kõik need räimed ja tuuleaugid ja asjad lähevad siit paremalt mööda ja siia Eesti, mida te seal Eestis püüate. Me tuleme siia tippu, me üritame siit vahepealt need merikad välja korjata, kes siit mööda reisivad ja nagu ikka lubatakse siin ka suuri merikaid, et väiksed siin ei ole. Et natukese peame kõndima, lammastega võitlema, loodetavasti ei ole kitsi, need hakkavad peksma muidu. Ja konkurents on siin muideks tihe, et meie tulime siis, Mihkel pakkis oma asju jälle nii kaua, et 3 meest läksid meist mööda ja kui me kohe minema ei hakka, siis 3 meest lähevad veel meist mööda, pluss veel need, kes seal koha peal on. Ja aga meil on eelis, meil on jooksutossud, me oleme lightweight, teistel on kahlakad peal, meil on kahlakad seljakotis, nii et me liigume kiiremini. Aga me hakkame riietuma, just nad lähevad ikka mööda. Jah. Ühesõnaga, tõmbame sinna mitte tuule kätte, vaid sinna paremale taha. Esmalt tuulest peitu. Et tõmbame seal kahlakad peale ja võtame esimesed kalad sealt välja. Tavaiks. Nii, oleme saabunud siis püügipiirkonda. Siin on see piirimärk on siin, mis meil nagu siin ei tohi püüda ja seal tohib püüda. Ja see vist tegelikult oli püügikeeld sellepärast, et see on lindude kaitseala kevadel. Ühesõnaga, tõmbame varustuse peale. Siit me näeme, et on puhas liivalplats, siis on taimestiku asja. Me läheme selle taimestiku peale. Taga on meil 7-8 meetrit sekundis tuul. See tuul tuleb ja keerab selle vee siia enne, siis siin on seda kala. Heiki, vaata, me pole mitu päeva normaalselt kala saanud. Ja siis ma eile guugeldasin kõvasti
et milles võib jama olla. Ja tuleb välja, et me oleme iidseid kombeid rikkunud ja siis vanade Taani kalurite iidseid rituaale. Siis paneme vasak käsi ette. Vasak käsi või? Jah, nagu niimoodi. Ja siis kohaliku nõgesega tuleb teha vihtlemist 2 korda. Niimoodi. Oba, 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 oba. Ja siis see toob meile kala. Nüüd mu päikesepõletus on nõgesega veel üle põletatud. Thanks, Mihkel. Parem oleks raisk, et see õnne toob. Traditsioonid ju. Ma tõmban sulle üle näoga sellega. Ei taha. Ega liiga palju head ei ole ka hea. Kurat, kus kipitab raisk. See on mulle kui Eesti nõges ju. Päris toores, jah. Peaasi, et töötab. Mõnus lõhn ka ju. See nõgese lõhn. Jah, lähme. Täna alustame siis teistpidi kui eelmised päevad. Mina alustan siis Vetelotoga. Kusjuures ma panin natuke teise landi kui eile. Aga see ei olegi Veteloto ju. See on Abu. Abu Garcia. See on Abu, jah. Kuidas sul nüüd seda ei tundnud ära? Abu Garcia, kõige legendaarsemaid lante läbi ajaloo. No mul see nõges niimoodi kuradi kipitab raisk, et mul oleks mõte sassi. Ühesõnaga, mina alustan pöörlevaga ja Heiki alustab siis mul on samasugune lant nagu eile, musikaga. Aga see on siis Aabu ehk siis Sven Laaneti nii-öelda originaalmõõdus lant. See, mida ma eile loopisin, on sellest nagu poole kitsa, mis meil kunagi 15 aastat tagasi on kostuum tellitud Raineriga. Et siis ma alustan sellega. Alustame. Nii, siin on teil üks hea nipp. Kui kala on isegi vähe ja konkurents on tihe, siis on ka oma püügikaaslane on konkurent. Ehk siis viskate enda landi kinni. Siis sama aeg, kui teie sõber tahab teid abistada, võtab selle teie ridva ja möllab seal, teeb oma mingit imenippe ja nõkse. Võtate tema ridva, viskate selle sassi, tema läheb lõpuks kaldale seda arutama, ise võtate enda ridva põhjast lahti või landi, siis loobite edasi, siis teil on kõik on teie päralt, vaadake nüüd. Siin ei ole mitte kedagi. Mitte kedagi ei ole, ainult mina ja kalad. Ja siis sõber konkurent on seal. Lihtne ju. Nii. Heiki vist nüüd loobus, aga leidsime korraliku parve seda tuulekat ja ega ta eriti otsa ei jää, aga lõbus on ikka, et vähemalt on kala ja on actionit. Et kino sai, ühe või 2 kobastasin ära ka niimoodi, et niikaua kui kahva võtsin, siis kukkus otsast ära. Heikil ilmselt sama lugu. Ma kobastasin 3 jutti. Aga ega on, kui parv tuleb sisse, siis on praktiliselt iga vise. Ja selline mürgel hakkab pihta, vesi läheb keema kohe, nagu see lant tuleb. Ja parv läheb ära ja pole enam midagi. Selline parv võiks merikaid ka tulla. Aga mul oli jah, esimene siuke vorst, ma vaatasin, nagu korralik jäme anger ja tuli. Kobastasin ära. See on huvitav vaadata, kuidas nad kivide vahel ujuvad, et ei usukski, et tegemist on kalaga, siis nad nagu painduvad nii palju ja igast imelikest kohtad pressivad ennast läbi, et siuke tunne, et ongi nagu ussid vee seest. Mis teeme nüüd? Ma ei tea, mis praegu sul on. No, ma tulen natuke soojendan ennast, tuul puhub jopest läbi, kurat. Pange riidesse ennast. No selles mõttes kell 3-st hakkab sadama. See kell 6 on. Jah, et
ma arvan, et me võiks nagu selle... Meil on kivi ka või? Räägin kivi taga juttu. Kivi kaitseb meid tuule eest. Et ma arvan, et meil ei ole mõtet raisata seda mitte vihma aega, et me läheme nüüd sööma. Et palju see kell on? No püüame. Tõmba see paljaks kell. Seal on 2 tundi aega. Sealt pilved tulevad. Ma juba sõin ühe enda rivi šokolaadiga ära. Assa raisk. Aga ega siis midagi, ma ei tea, siuke kerge huvi nagu minna sinna poole. Ninaga nagu vastu tuult, aga ma ei tea, kas sinna nagu loopida saab, et see ikkagi nii tugev see tuul. No loopida saab, aga sa siis mitte kotiga aru, mida see laint teeb seal, kus ta on. Käia ka ei saa enne. No ma ei tea, ma vette väga ei tahtnud minna, jah. See laine oli siuke, kohati tulid mingid siuksed huvitavad lained, et kurdid siin ka vahepeal, viskab nagu üle kivi. Aga mis paneme seda piirkonda või? No paneme, ega meil valikut ei ole, siis ma mõtlen, et vaikselt sama teed tagasi minna ja siis lõpuks kahlakad seljast ja jooksuga autosse. Jah, ma tegelikult mõtlesin, ma ei tea, kus võtaks kahlakad ära, paneks kahlakatega autosse ja läheks sinna sadamasse veel. Aga seal ka loopida või? Jah. Võime proovida. No vaatame, mis see ilm meil teeb. Jah, ja kuidas kõht on? Jah. Saad ka šokolaadi või? Võiks võtta, jah. Noh, väsinud mees. Ma panen telefoni käest ära. Ühesõnaga, saime siis tuuleka parvele peale või? Saime, jah. Ja siis saime siin kakkuda neid, vaatad, mitukümmend randa välja ja kui neid Eesti oleks kaasa võtnud, siis me võib-olla selle Eesti kilo hinnaga oleks saanud selle reisi kõik kulud ära kaetud. Ei just. Aga mis edasi? Ma ei tea, Mihkel ütles, et vihma hakkab sadama, aga samas nagu läheb selgemaks kogu aeg. Tunni aja pärast hakkab. Tunni aja pärast. Ja vaata, pilved tulevad sealt tagant. Siis meil on võib-olla paras aeg jalga lasta, sellepärast, et see meie teine koht, kuhu me minna tahtsime, enne mingid kuredi sepad kaaperdasid selle koha ära. Ja noh, ära me ka kedagi ajama ei hakka, selle nime silti pole. Sees see mees. Nii lihtsalt on. Ja ma ei tea, tõmbame siis sinna maa poole. Me oleme saare peal. Lähme jah, mingi aeg peaks lõuna tegema. Sest šokolaadist on meil mõlemal järgi 2 tükki. Nii et... Peaks ära tankima. Enne matka või? Jah. No enne kui jalutama hakkame, siis teeme väikse boosti. Vot, aga teeme lõuna ära ja siis vaatame edasi. Seda tuuleaugi siit rannalt kakkuda on nagu päris äge. Et mul on suht kerge ritt, mul on väga õhuke nöör. Ja siis, kui sa viskad selle mingi 40-50 meetrit välja ja lased seal uppuda ja et seal nagu selle paugu paneb ja kinni ka jääb enne, siis teda väikest peenikest polka võitleb ikka suht visalt, eriti kui talle suust kinni on. Siis, kui ta nagu pikk on, siis tuleb jumal lihtsalt, nagu läks ära. Aga nagu ta ennast sinna krussi keerab, siis on ikka jõhke. Rolli keerab, materdama hakkab. Aga nagu võtte ja actionit on olnud ikka, vaatad, peaaegu kogu raha eest. Vale liik, aga noh, vähemalt ei ole 0. Ja teademad mehed võiks kommentaaridesse kirjutada, et kui rand on tuulaaugi täis, kas siis mõtet on üldse Amerikat püüda, et kas see ajab äkki ära Amerika või? Nii, Heiki hakkas auto poole jalutama ja nüüd on kõik see rannajoon minu päralt. Saan püüda, kus tahan, kaua tahan, millega tahan. Et me oleme nüüd mingi paar tundi loopinud tühja siin. Mul paar järgiujumist oli, väikesed. Aga midagi suuremat pole. Ja ma ei anna veel alla. Ma teen veel mingi lõigu teen siit ära veel. Ja kui tuleb, siis tuleb, ei tule, aga midagi tahaks ikka saada, et noh, siin see
ala ise on nagu suurepärane, et siit on ka näha neid erinevaid neid põhjavärvi ja jooni, et kust vetikas algab ja kust lõpeb, et kuskilt seal vahel need suured mammad istuvad, aga ole mees ja püüa kinni. Siis ma teen selle sutsaka ära, vaatama, kas on teile ka midagi näidata või panen pillid kotti ja esimene vise panin nii kaugele kui jaksasin ja kala. Ja see ei ole tuulekas. See oli merikas ju. Mine pekki. Seal taga on see tume. Viskasin sinna tumede peale, tõmbasin nagu helede peale jõudis. Mats kala taga. Lõpetan ära tänaseks. Noh, ma lootsin küll, et vetevana hindab vähe kõrgemalt minu pingutusi ja visadust. Aga noh, tegelikult ei saa nuriseda, sest ma sain oma võimaluse, sain oma kala, mähkisin selle ära ise, nii et mul ei ole kedagi muud süüdistada kui iseennast või siis lihtsalt see kala pidigi ära minema. Eks ma pärast videost näen, et mida ma valesti tegin, et siis järgmine kord olla parem. Aga nüüd ma ei teagi, võib-olla mingi kilomeeter on sinna auto poole, võib-olla isegi 2. Ma ei kujuta ette, kaua me siin kõndinud oleme. Aga Heiki on peaaegu auto juures ilmselt. Kui mina sinna jõuan, siis on auto juba soe ja Heikil on kahlakad vahetatud. Aga ma hakkan strippima, et päris pimeda peale jääma. Pealampi ka ei võtnud kaasa täna, nii et go, go, go! Põmm! 2 oranži bussi. Jah, eilse õhtu kokkuvõte jäi tegemata. Jäi küll jah, eile mul läks nii pikale, et kui mina autosse jõudsin, siis oli väljas pime ja siis oli uni ja nälg ja janu ja siis oli vaja kiiresti hotelli sõita. Kärss oli kärnas ja maa oli jääs. Jah. Ühesõnaga, võtame eilse päeva kokku, et saakide poolest, nagu meil siiamaani veel on, et väga kiita ei ole Merika osast siis, aga selles suhtes me saime ikkagist tuulaaugi vähemalt, et nagu midagigi. Tuulaaugi me saime palju. Jah, ja siis ma nägin ikka Merika ka ära. Või noh, mitu, tegelikult seal oli see üks, mis oli otsas ja väikeste järgiujumis oli päris palju. Et seal seda kala nagu oli. Aga tänasest päevast. Ja täna meil ajaaken on 2 tundi. Siis tuleb minna hotell ära anda ja lennuki peale naasta tagasi Argiellu. Koju magama. Magada võiks küll, sest kõik ööd on vist 5 tundi maganud. 4-5 tunnised ööd, jah. Et see algus oli nagu pull, aga nüüd täna hommikul oli küll marru raske ärgata. Isegi mul oli raske ärgata. Aga egas midagi, täna meil on tuul on nagu, ma ei tea, mis Eesti on, Southwest lükkab siia jõhkralt peale, 7 meetrit sekundis. Isegi valged jänesed on laintel peale, et ja vesi on kõrgel ja ma ei tea, keegi on meist ette ka jõudnud siia, et lähme vaatame, mis see päev meile toob siin või noh, mis nad 2 tundi meile toovad. Peab liigutama, sest tuul on maru külm. Ja kuulsate sõnadega, no nii, me oleme tagasi Helsingis, et Taanis me mõtlesime hommikul, et läheks veel enne lendu püüdma, mõeldud tehtud ja tänu sellele meil tekkis selline ajaline probleem, et me ei jõudnud enam mingeid outroid ja klippe enam filmida, kuna pidi asjad pakkima, nendega üks üllatavad palju aega ja siis oli lennujaama kiire ja siis olid ummikud ja asjad ja ühesõnaga peale sükest kerget stressi, aga oleme tagasi kodumaal. Ja Mihkel räägib meile, kuidas meil reisil läks.
Mihkel räägib, et ei, Mihkel jäi reisiga väga rahule. Selles mõttes, et okei, kala poolest ei olnud mingi suurepärane, sellepärast, et kui sa käid üks kord 7 aasta jooksul merikat püüdmas, siis see on see tulemus, mis sa saad. Nagu rohkemat loota ongi nagu liiga palju, et need inimesed, kes, ma ei tea, nädalas käivad 5 korda ja 7 aastat jutti, siis noh, need saavadki neid suuri ja teavad, kust otsida kõik asja. Aga selles suhtes nagu see success rate on ju tegelikult hea, et sa käisid 7 aastat tagasi Taanis merikal, sa said merikat. Sa käisid nüüd Taanis merikal, sa said merikat. Ühesõnaga, sul on nagu success rate on nagu 100%, et kõikidel reisidel sa saad merikat. Jah, kõikidel reisidel ma saan merika. Merika, 2. Üks pani minema. Üks pani minema, jah. Ühesõnaga jah, saakide poolest oli kesine, kuid ei olnud 0. Täpselt nüüd ei teagi, milles see probleem on, et kas oli liiga hiline kevad juba või oli lihtsalt kuu ja planeetide seis oli selline, et meie olime valel ajal vales kohas, kala oli kuskil mujal, sest vesi oli ilus, meil oli tuult, tõusud, mõõnad, me proovisime näoga vastu tuult, selja tagant tuulelt, küljega tuulega, me proovisime tuulevaiksetes kohtades, me proovisime sellistes kohtades, kus lained peksid enam-vähem üle pea, et nagu kõike sai ju proovitud. Jah, ainuke, mida me ei proovinud, millega me nägime, et saadi kala, olid igasugused korgirakendused, mingid lendõnged, nendega midagi saadi. Jah. Meie minalt saadi ka üks siuke, kus me loopisime läbi, me ei saanud midagi. Siis tuli mingi vend, mingi viskaks korgi sisse, ma ei tea, mis ta seal otsas oli, uss, krevit, ma ei tea, mis iganes. Sai kohe väikse merika. Aga... No siis meil on jälle siis varustuse poolest lihtsalt peame siis õppima kasutama seda ujukorki, heitekorki. Kirjutage kommentaari, mis selle asja õige nimi on. Inglise keeles siis see oli vist bombardment, kui ma õieti mäletan. Ühesõnaga siuke kork, kas ta on siis uju, upu, poolupu, mida iganes, siis on lips ja siis on mingi putukas taga. Et see oleks üks variant. Ja siis next level oleks siis hakata ka lendõngega püüdma. Jah, ega 7 aasta pärast vaatame edasi, et 7 aasta pärast äkki võtame selle lennuka. Jah. Meil on aega treenida. Aga mis oli positiivne, oli ilm. Sest ennem kui me läksime, siis lubas esimene päev ilusad ja siis vihma. Aga tegelikult me saime vihma ainult viimane päev. Ja täna hommikul ka natuke. Ja varasemad ilmaennustused näitasid üldse, et on 9 kuni 11 kraadi ja siuksed mingid rõvedad põhjatuuled, aga see ilm muutus nii palju, et meil oli esimesel päeval tugevalt üle 20. 22 kraadi. 22 kraadi. Teisel päeval oli ka midagi 20-ga. Jah, ja siis hakkas langema. Täna oli nii külm, et ma panin kõik riided selga, mis mul olid ja mul oli ikka külm. Tuul puhus kuskil sellise kiirusega, et ma räägin läbi kummikute puhus ka. Jah, sa tead, et õues on külm ilm, kui Mihkel paneb nagu pilves päikses ilmaga, paneb vihmaõppega selga, et ennast tuule eest kaitsta. Jah, ja siis, mis oli veel positiivne, oli meie rendiauto, meie ööbimiskoht, hommikusöögiga. Et tasub mõelda välismaa reisidel, et teil on hommikusöök vähemalt olemas. Et selles suhtes jah, bronnitud oli hotell ja oligi konkreetselt otsitud hommikusöögiga kohad ja sellise ma leidsin ja noh, siis rendiauto, see on nagu, ma valisin tegelikult ikkagi väikse auto. Seal ei ole kirjas, mis auto see on. Me lihtsalt juhuslikult saime tutika M-paketiga BMW, et nagu... Jah, see on, noh, ilmselt paljud teavad seda nõksu, aga võtadki kõige odavam auto, maksad selle ära, sa lähed koha peale, ütleme, et mul on olnud see protsent üle 50, et sa saad parema pilli ja vahest saad isegi nagu rämedalt parema. Ja. Et see on hea nõks. Tasub proovida. Muidugi peate arvestama sellega ka, et kui te mingi seljakoti bronnite endale, siis võite saada selle, et te peate sinna ära mahtuma ka oma asjadega. Me mahtusime ilusti ära. Ja mis veel tähelepanekuid oleks? Üks asi veel on vaja ära klaarida. See nõgesega vihtlemine, seal on võib-olla mingi see viiteaeg on või pikem kui see, et sa vihtled ja kohe lähed kalale. Et võib-olla järgmine nädal hakkab see tööle. Et nagu arvestage sellega, et siis vihelge kodus ja minge nädala aja pärast merikat filma.
ja mis see oli, et kaenlaauku pidi vihtlema. Seda võib ka teha, siis hakkab mõju kiiremini. Siis tasubki nädala aja pärast minna, muidu sa sai enam käsi alla lasta. Ühesõnaga see vihtlemine paistis, et ta nagu Merika õnne ei toonud, aga selle eest tuulekala õnne. Tuulehaugi. Tuulehaugi, jah. See päästis kusjuures päris palju, et seda viskas igal pool natukene, vahepeal isegi rohkem. Et see hoidis Mati üleval. Ja neid me saime kuskil, ma ei tea, 10 näkku. Kätte. Jah. Ja siis räigelt oli võtta ja äraminekuid. Neid ma ei hakanud nagu lugemagi, et neid oli nagu palju. Ja osad nagu olid päris suured ja siis kui ta seal 40 meetrit viskasid liini välja ja selle tuulehaugi sinna otsa lõi ja siis nagu tundus, et nagu isegi siuke suht äge on teda välja vintsida. Sest vahepeal nad tulevad jumala kergelt nagu pulgad ja teinekord ta keerab ennast rulli ja ta ütleb, et ma ei tule ja siis ongi nagu suht põnev sikutada ja läheb külje peale ja läheb teisele poole külje peale. Mis väike statistikaga Heiki ei tea, aga me kõndisime keskmiselt 17 000 sammu päevas. Keskmiselt 17 000 sammu päevas. Rekord oli 28 000. Mina kõndisin, sest sina läksid autosse tagasi. Ma läksin ringiga. Selline jah, samme tuli. Samme tuli, okei. Ja mis veel? Ega ei olegi, video sai pikk ja korralik, nii et. Jah, varustuse poolest kindlasti kergemat plekki, raskemat plekki, mingid spinnereid, pöörlevaid, siuksed nagu forellile mõeldud number 3 suurusega ja neid ka nagu raskema kerega, et sa saaksid nagu kaugemale visata, et kui on vastu tuul ka, et siis ta ei taha nagu väga hästi lennata. Nagu tänane tuul on, siis ei tahtnud mitte miski. Täna ei tahtnud nagu väga hästi lendavad landid ka lennata, viskasid sinna, siis ta tuli nagu tagasi. Et see oli nagu keeruline. Ja mis veel kindlasti pulli pärast tasuks kaasa võtta, kui on nagu huvi, siis jõe kalastamiseks asju ja siis lihtsalt otsida netist need jõgedele load ja asjad ja külastada neid jõgesid järvest ka, et mitte ainult mere peal olla. Et ise järgmine kord kindlasti tahaks kuskile sisevee peale ka minna. Jah, aga vaatame, kus me järgmine kord lähme. Ja kontrollige, et kalakad peavad vett. Et mul pidasid põlvedeni natuks üle põlve, vesi tuli sisse ja siis kui munadeni tuli, siis need olid kohe märjad. Et siis ma käisingi natukse madalamas vees. Mul seda probleemi polnud, sest mul oli vana hea kummik. Ja kummikusse pange sisetallad. Ja ma avastasin poole reisi aeg, et mul ei ole neid. Ma mõtlesin, et huvitav, et maru valus on kõndida kruusa peal, et nagu iga kivi on tunda. Eks midagi, võtame selle paki kokku ja tänud, et vaatasite, kirjutage kommentaare, küsimusi, asju ja pange selle lehele siis subscribe, like ja follow ka, et sinna YouTube'i poolele. Ja suur pööjal nendele, kes vaatasid algusest lõpuni, ei kerinud, tublid olete. Jah. Ja sinna videolla pange ka pöial. Jah, aga järgmise reisini. Järgmise reisini, et see, mis riik see on, mis suund see on, millal see on, et kas see on nüüd järgmine aasta või 7 aasta pärast, seda me veel ei avalda. Jah, aga nüüd rahakotti vaatan, siis järgmised reisid on meil kõik kodu lähedal. Siin, kuhu jalgrattaga saab. Jah, aga olge terved ja tublid ja käige ise ka kalal. Järgmise korrani. Tšau.